Ja nüüd mul on au kutsuda lavale Eesti Vabariigi taristuminister Kuldar Leis avasõnadeks. Palun. Tere hommikut! Ja minuga on tavaliselt see viga, et alati tuleb pulti, tähendab, kas siis tuleb pulti allapoole lasta või mikrofoni vähemalt allapoole lasta. Aga no mis tea. Ja üks väike parandus ka, et kui Miina ütles, et 7. korda toimub ehituskonverents, siis tegelikult toimub 8. korda, sest Jüri kõrvad kohe parandas, 8. kord, aga võib-olla see esimene oli siis selline sissejuhatus, nii et ärme siis loeme selle poolikuks. Okei, head korraldajad, ehitusinsenerid, arhitektid, ettevõtjad, digipioneerid ja kõik partnerid. Tere hommikut! Kui te küsite tänase jooksul korduvalt, kas loome väärtust või lappame lõputult, siis Eesti ehitusmaastikul on täna olemas mõlemad näited. On väga häid, läbimõeldud projekte, mille üle ei ole piinlik ka järgmiste põlvkondade ees. Olgu selleks näiteks valmiv loodusmaja, võib-olla järgmine konverents toimub seal. Või siis ka Rail Baltic. Seal ei tee, seal on liiga külm. Ja on projekte ning protsesse, kus oleme koos, riik ja erasektor, rohkem lappinud kui väärtust loonud. Ja seepärast täna räägin 3 asjast. Kuhu me riigina ehitatud keskkonnaga liikuda tahame, millised otsused on juba tehtud ja mida peame muutma, et teha 1 kord ja korralikult, mitte 10 korda ja poolikult. Alustan kõige olulisemast. Me ei tee ehituspoliitikat vaid 1 valitsusperioodiks. See on valdkond, kus otsused kujundavad Eesti elu kuni sajanditeks. Ehituse pikk vaade 2035 on hea näide sellest, kuidas sektor ja riik on kokku leppinud suuna, mis ei sõltu ainult 1 valitsusest. Seal on teemad, mida te kõik hästi tunnete. Tark tellimine, kvaliteetne elukeskkond, digitaliseerimine ja tootlikkus. Märtsis alla kirjutatud koalitsioonileppe ei alga tühjalt lehelt. See toetub sellele samale pikale vaatele ja mitmed sammud on tänaseks ka päriselt töös. Paraku on meil jätkuvalt ka olukordi, kus 1 kaustas on korralik analüüs ja visioon, aga teises planeering või hange, mis selle loogikaga kaasa ei tule. Ja see ongi üks neist kohtadest, kus me veel veidi lappame. Selleks, et pika vaate ja igapäevase asjaajamise vahele tekiks tugevam sild, asutasime uue kompetentsikeskuse Maa- ja Ruumiameti, kus tegutseb teiste hulgas Eesti ajaloo esimene riigiarhitekt. Ja loomulikult ei tegutse ta omapäi, vaid toetub peagi valmivale üleriigilisele planeeringule, mille horisont ulatub 2050. aastasse. See on strateegia, mis paneb elukeskkonna arengud ja investeeringud ühte jalga käima. Aga Eesti ei ole ainult Tallinn, ehk siis minu jaoks on oluline, et Eesti areneks ka väljaspool Harjumaad, väljaspool Tartumaad. Ja ilma targa poliitikata jääme sõltuma juhuotsustest, mis turutõrke piirkondi ei soosi. Ja sellest meie riigiarhitekt Tõnis Harjus teile täna ka pikemalt räägib. Järgmine küsimus on, mida me üldse mõtleme, kui ütleme, et loome väärtust? Minu jaoks on kvaliteetne ruum selline, kus inimesed tahavad päriselt elada, töötada ja lapsi kasvatada. Või ka liikumine on loogiline, olgu see jalgsi, ratta, bussi või autoga. Või arvestatakse majandusega, et küttekulu ei löö inimest jalust ja ettevõtjal on võimalik kasumiga tööd teha. Ja kus ka elukeskkonda hoitakse hea peremehelikult. Teie teate professionaalidena kõige paremini, kuidas sellist ruumi luua. Kindlasti ei soosi seda pidev rapsimine. Kiire teostus saab järgneda üksnes põhjalikule eeltööle. Nii suureneb ühtaegu kvaliteet ja tootlikkus. Mu enda kogemus kinnitab, kui tähtis on mõelda pikalt ette ja teha asju õigesti. 15 aastat tagasi alustasime projekteerimisega ja ehitamisega, tegime Eestisse esimese sertifitseeritud passiivmaja. Ja tol hetkel pidasid paljud mind segaseks. Enamus ei julgenud seda näkku öelda, aga siis, kui selja pöörasid, siis näidati niimoodi.
Aga täna muutunud energiahindade ja kliimatingimuste taustal on see maja madalate kuludega, suurepärase sisekliimaga ja peab ajale vastu. Üks kord ja korralikult on end ära tasunud. Loomulikult tuleb värvida, tuleb pirne vahetada ja kui nädal aega kodust ära olla, siis naine on mööblit ümber tõstnud, aga see ei puuduta passiivmaja, vaid peab käima kaasa iga koduga või ehitusega. Ja seesama üks kord ja korralikult on end ära tasunud, seesama loogika peab kandma ka riigi otsuseid. Esimene suur suund, kuhu me väga teadlikult lappamisest eemale liigume, on renoveerimine. Viimastel aastatel on riik suunanud renoveerimisse märkimisväärseid vahendeid. Eelmise aasta 185 miljoni euro suurune toetusvoor oli Eesti ajaloo suurim. Tänu sellele saavad oma kodud korda umbes sama paljud inimesed, kui elab terves Viljandi linnas. Kortermaju renoveeritakse praegu igas paigas üle Eesti, pigem just väiksemates linnades. Tänavu septembris avasime järgmise 80 miljoni euro suuruse vooru ja taotlusi laekus üle 4 korra rohkem, kui eelarve võimaldas. Üle 500 korteriühistu on oma otsused teinud. See kinnitab, et sektor on valmis ja inimesed tahavad teha üks kord ja korralikult, selle asemel, et lõputult auke lappida. Siin ongi nagu Eestis ikka, et alguses ei saa minema, pärast ei saa pidama. Üks õpetus, mis ma jälle 15 aastat tagasi sakslaste käest sain, oli see, et kui nad kuulsid, et meil hakkab ka renoveerimiste laine pihta, siis oli nende soovitus, kui te korterelamuid renoveerite, siis tehke kõik, et nad saaks teha korraga maja korda. Mitte nii, et ühel aastal aknad, teisel aastal soojustus, kolmandal ventilatsioon, vaid et see oleks terviklik renoveerimine. Ja ma arvan, me oleme Eestis seda päris hästi ka järginud. Järgmiste voorude jaoks räägime Euroopa Komisjoniga läbi, et kasutada sotsiaalse kliimafondi vahendeid. Ja pikemas plaanis valmistume juba uueks Euroopa Liidu struktuurivahendite perioodiks, mis algab 2028. aastal. Fookuses on siinjuures tehaseline renoveerimine. Kui tahame need paneelmajad, kus elab pool Eesti inimestest päriselt korda teha, siis objekti haaval nokitsemisest ei piisa. Vaja on korduv kasutatavaid lahendusi, tööstuslikku loogikat ja ühtlast kvaliteeti. Ja ma usun, et kui me seda Eestis hästi teeme, siis sellest tehaselisest renoveerimisest peab tulema ka Eesti ekspordiartikkel meie ehitussektorile. Teine oluline suund on kvaliteetsete kodude kättesaadavus üle Eesti. Selleks käivitame koostöös Euroopa Investeerimispangaga, et arendada taskukohaseid üürikodusid ka väiksematesse keskustesse. Viimase 25 aasta jooksul on üle 95% uutest eluruumidest rajatud Tallinna, Tartu ja Pärnu piirkonda. Mujal Eestis rajatakse uusi elamispindu äärmiselt vähe. Kuid nagu öeldud, Eesti ei ole ainult Tallinn ja just seetõttu on meie eesmärk luua turupõhine ärimudel, kus riik aitab maandada riske ja erasektor ehitab uusi taskukohaseid üürikodusid sinna, kus neid päriselt vaja on, erasektori omanduses. Ehk ka siin on meil valik, kas hakkame ärilise loogikaga kohe väärtust looma või raiskame hiljem regionaalarengut päästes meeleheitel maksumaksja raha. Ja kolmas teema puudutab seda, kui palju te kulutate aega ehitamisele ja kui palju dokumentide liigutamisele. Hiljuti saatsime Riigikogusse ehitusseadustiku muudatused, mille põhimõte on nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Seadusesse läks 20 praktilist muudatust, mis teevad ehitamise lihtsamaks, kiiremaks ja soodsamaks, ilma kvaliteedis järele andmata. Ja üks suurema mõjuga muudatusi puudutab näiteks detailplaneeringuid, kus lisasime uusi võimalusi, et aega nõudvaid planeeringumenetlusi asendada projekteerimistingimustega. Ka eramajadel asendasime kasutusloa kasutusteatisega ja vähendasime bürokraatiat vanemate ehitiste seadustamisel.
ja tutvustan neid ja veel mitmeid muudatusi peagi Riigikogus eelnõu esimesel lugemisel. Eile oli Riigikogu majanduskomisjoni istung, kus vaatasime läbi need ehitusseadustiku muudatused ja kui tavaliselt on kriitikat seal omajagu, siis ime küll, ehitusseadustiku osas olid täpsustavad küsimused, aga väga kiideti need muudatused heaks. Ja see ei ole veel kõik, bürokraatia vähendamine ei toimu ainult ehitusseaduses. Märtsis loodud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda on alates aprillist kiitnud heaks 373 bürokraatia vähendamise ettepanekut, millest 85 on Riigikogu menetluses ning 44 on juba ellu viidud. Planeeringute poolel liigume edasi, et olulistel arendustel oleks oma niinimetatud kiirtee ehk selgem, lihtsam ja ajaliselt piiritletud menetlus. Ja lisaks töötame once and only põhimõtte nimel, mis tähendab, et ettevõtjad edastavad andmeid vaid ühe korra, ühele riigiasutusele ja ühe kanali kaudu. See vabastab ettevõtjad hinnanguliselt ligi 5 miljonist töötunnist aastas. Peatun lõpuks lühidalt veel 3 teemal: hanked, digitaalsed lahendused ja materjalid. Esiteks hankimine. Esiteks ehituse pika vaate üks suund on tark hankimine. Rail Baltica põhitrassi allianslepingute sõlmimine on siin suurepärane näide ja Eesti mõistes pretsedenditu. See on ligi miljardi euro suurune projekt, kus tellija ja ehitajad võtavad riske ja vastutust koos. Allians tähendab uut koostöökultuuri. Probleemid tuuakse lauale avatult ja varakult, otsuseid tehakse ühes meeskonnas, tulemuse kvaliteet ja tähtaeg on kõigi ühine vastutus. Just selliste mudelitega saame hoida pingelist graafikut ja vältida lõputuid vaidlusi. Ja selline koostöö kasvatab kogu ehitussektori innovatsiooni, kvaliteeti ja tootlikkust ning annab eeskuju, mida saavad edaspidi kasutada kõik targad tellijad ja tiimid. Aga me oleme nende allianslepingutega alles alguses. Need on pilootprojektid ja kõik, kes sellega seotud, teil on ka suur vastutus tulevikuks, et kuidas tegelikult töös see kõik välja tuleb. Teiseks, jätkame ka digitaalsete lahenduste arendamisega. Meie eesmärk on, et tark andmekasutus annaks ühtse, usaldusväärse lähtekoha ja lühima tee otsustest valmis hooneteni. Seda nii uusehituses kui renoveerimises. Ja selleks loob Maa- ja Ruumiamet esimest korda kokku erinevad menetluskeskkonnad, registrid ja kaardirakendused, et info liiguks kiirelt ning kadudeta. 21. sajandi Eestis peaks ülevaade taristu arenguvisiooni, looduslike olude ja piirangute kohta olema kättesaadav ühest aknast. Aga ka siin tuleb arvestada demokraatiaga ja seal, kus me Eestis oleme, ehk siis viimane näide, kus kaardid on liiga head ja hakkavad inimeste riivet rikkuma, tuleb arvestada, et elame sellises Eestis ja igale poole ei olegi võib-olla vaja nii head teha kui võimalik. Arendame ka interaktiivseid juhiseid, et normatiivid ja parim praktika oleksid igal hetkel käeulatuses. Selleks täiendame ehitusgiidi ning loome uusi visuaalseid juhendmaterjale hoonete renoveerimiseks ja tänavaruumi uuendamiseks. Ja kolmandaks, tark materjali valik on osa kvaliteetsest lahendusest. Siin saalis on nii puidu kui betooni inimesed ja see ongi Eesti tugevus. Innovaatiline puitehitus ja hübriidkonstruktsioonid on osa tulevikust. Samamoodi on betoonil oma koht, eriti taristus, vundamentides ja keerukates konstruktsioonides. Küsimus ei ole selles, kummal poolel keegi seisab, vaid kuidas me kokku paneme parima terviklahenduse, mis peab ajale vastu. Kasutame õigeid materjale õiges kohas, seal, kus nende omadused annavad kogu elu ringis suurimat kasu. Seejuures kutsun ehitusvaldkonda üles väärindama kohaliku päritoluga materjale, tulgu need maapõuest, maa pealt või jäätmekoormast. Head kuulajad, kui kogu seda juttu nüüd ühe lausega kokku võtta, siis Eesti ehitusvaldkonnas toimub tohutult palju arenguid ning mul on siiralt hea meel, et Eesti ehitus ja ruumiloome on strateegiliselt hoitud. Tänan teid kõiki selle eest ja tänan ka kõiki konverentsi korraldajaid. See on päris
erakordne, et nii kirju seltskond on juba 8. aastat suutnud ühist konverentsi korraldada, toonud kogu sektori kokku ja loodan, et see tihe koostöö jätkub veel kaua. Soovin teile sisukat päeva ja kui me kunagi kohtume konverentsil Ehitus 2035+, siis on meie küsimus, et mida siis ehitada tulevikus riigis, kus kõik on juba tehtud, üks kord tehtud ja korralikult tehtud. Aitäh ja jõudu kõigile!